Ma ei tea, Narvelt. Hästi. Ei noh, eelmine nädal läks ülihästi. Käisin trennis ja ei väsinud üldse ära. Aga see nädal on kuidagi veider. Selline tuim ja tüdinenud. Ma ostsin hunnikus uusi riideid ka. Aga no, ei tea, need tunduvad kõik mõttetud nüüd. Paremini kui eelmine nädal. Oskad sa öelda, millest see tunne tuleb? Henrik, söög on valmis, tule sööma! Kohe! Kus isa on? Ta tuleb täna hiljem. Kuule, ma siin mõtlesin, et võiks täna mingi vilgõhtu teha meie kahekesi koos. Me pole ammu seda teinud. Mul on õppida vaja. Aa. No okei. No meil teine kord siis äkki. Sa oled nii loll, sa oled nii paks, sa peaksid vähem sööma, sa peaksid trenni minema. Mitte keegi ei armasta sind, sa ei ole väärt armastust. Kui sa selline välja näed, siis keegi ei hakkagi sind armastama. Ma olen nagu rohkem endaga rahul. Kuule, ennem kui me lähme, ma teeks selle tänulikkuse päeviku ära. See, mis psühholoog mulle ülesandeks andis. Mis sa seal tegema pead? Ma pean valima 3 asja, mis mind õnnelikuks teevad. Ja siis valima endale ühe, mis ma tänaseks endale luban. Kirjutaks mangosorbett. Õnnelikud vanemad. See ei ole küll võimalik. Ma ei saa üldse aru, miks ma käin siin. Ema ütleb kogu aeg, kui mõttetu see on. Tervet inimest ei saa ju ravida. Ja no, haigel inimesel on mõttetu teisele haigele inimesele valetada. Ma ei tahaks üldse koju minna täna. Vanemad hakkavad jälle õiendama. Võin ma sinu juurde tulla? Tule. Mul pole vanemaid nagu nii kodus. Head aega. Hendrik, sa ka siin? No, ma olen paar korda käinud. Me lähme minu juurde. Tule ka. Okei. Tere tulemast mu koju. Sa pane jope ära see Eneli näide kuhu. Okay. Ja no, tunne ennast vabalt selles mõttes, et vanemaid mul kodus pole. Peaaegu kunagi. Päris äge kodu. Sa võid alati saama. Aitäh. Andi kodu on sama hästi kui minu kodu. Sest mu vanemate ainuke hääletoon on karjumine. Minu ema selle eest ei söö isegi midagi. Ta isegi ei proovi abi otsida nagu endale. Ma ei saa sellest aru absoluutselt. Saate aru? Ma olen terve aasta juba toimetoitlane olnud. Isegi ei mäleta lihamaitset enam. Kurat! Mida? Kurat, ma olen nii loll! Rahu. Vanemad ei tee ka kunagi kodus lihata toitu.
ma võtan alati ise liha ära ja teeme nii, et ma võtan enda tükilt ise pepperoni ära. Okei? Hendrik, sulle pepperoni pitsa sobib? Ikka jah. Aga näita mulle seda kartuliga ära. Palun. Thanks. No ma võin ühe tüki süüa küll jah. Davai, teeme piisavalt. Ma võtan taldrikusse. rääkisin su psühhiaatriga ning ta kirjutas sulle uued antidepressandid välja. Nende mõju peaks olema tugevam. Miks? Mul pole vaja ju. Ma olen terve. Ma olen terve. Kuid siiski leiad sa alati tee siia tagasi. Depressioon ei ole häbiasi. See kõik on vaid selleks, et sind aidata. Teeme nii. Sa võtad seda iga päev, 2 korda päevas. 6 aja pärast vaatame, kuidas see sulle mõjub ja kas aitab. Okei? Sa võtsid ükskord ka millegi kasulikuga tegeleda. Ma olen terve päev tööd rabanud. Rabanud? Ahah, istud oma kontori laua taga ja lappad seal netti. Mina raban kodus iga päev. Kuidas sa taha, noh? Ma hakkan tolmendada ringi. Oi jumal, kas kujutad ette, mees, kes koristab appi, maailm on lõppenud. Kuule, sa võid ikka vahel vait olla, vanem, alati sama jura. Vait? Kas sa ütled, et ma peaksin vait olema või? Kui keegi peaksin vait olema, siis oleksid sina, see kuradi korist. Hakka juba, ma ei jõua enam. Ahah, no kurat, kui sa nii väga ei talu. Mine, uhkon seal. Tee seda siis, nõrk oled, kui arvad, et niimoodi lahendatakse probleem. Kuidas koolis läks? Ma ei tea, normilt. Mis mõttes normilt? Normilt nagu normaalselt või normilt nagu hästi? No, ma ei tea, normilt, noh, nii nagu koolis ikka läheb, noh, see on ju kool. Nagu. Aga kuidas psühholoogi juures läks? Ärme hakku pole. No mis mõttes sa ei hakka nagu? Ma olen ju see ema, ma ikkagi nagu muretsen nagu ikka asjade pärast. Kas ma võin oma tuppa sööma minna? Okei, aga Taaliku tood ise ära siis.
Eneli, sinu kord. Mina see on minu esitlus. Et ma vihkan sind, Eneli. igav oled! issand, kui rõve soeng tuleb. Eneli, oled sa siin? Kuule, aseme tunnid üle, lähme minu juurde. Palun vasta mulle. No kuule, tule nüüd. kuidas Mati läks? Ma ei tea, normaalselt. Okei. Tead, ma nagu kadestan seda, kui hea vorm sul on. Et nagu, kuidagi sul see tuleb nii lihtsalt ja hästi, aga ma teen nagu mingi tohutut tööd ja nagu panen higi, aga no kuidagi nagu üldse ei tule. Ma ei tea, ju mul on head geenid lihtsalt. Noh, vähemalt mõnelgi siis. Ma ei tea, kuule, supp oli hea, aga kuidagi magustoit oli siukse omamoodi maitsega, nii et kui söön, siis söön hiljem ilmselt või sedagi. Ei näe jah, eriti hea välja arvast. Kus lähed sa? Me laseme tunnid üle. Tahad ka tulla või? Okei, tohi. Ütle üpsid, et mul hakkas halb või midagi, ma ei tea. Te teate seda Jaagupit või? Meie klassist. See, kes meie klassis käib. see brünett, lokkide just. Jah, see sama. Mis ta on? No, ma ei tea, siuke veider kuju minu meelest. Mul tuli jokke. Kes käib? Mina käin. Sul on niimoodi laada. Tuli niimoodi. Hendrik, kuule. No. Miks sa psühholoogi juures käisid? Andy. Mida? Ma tohin küsida või?
ei või küll, mul emps saatis. miks? Andy , mis on? Ma väga nagu ei räägi sellest, aga mul nagu raskusi söömisega või nii. mingi anoreksik. Andy , no mis on? No jah, pole hullu. Mul endal on nagu, ma arvasin alguses, et on vihaprobleemid. Aga siis psühholoogi juures sain teada, et ma olen nagu, bipolaarne või midagi sellist. Et sul on nagu tujud, mitte tunded või sorry, tähendab, ma ei mälesta. ei, see on okei. No, mul lihtsalt just on nagu see maani episood on läbi saamas. ma olen antidepressantide peal. Arst kirjutas välja. Mõtlesin, et võiks proovida. kuidas on? Noh, käib 50-50. Töötab, aga ei tööta ka. aga kas te ei mõtle vahest, et milline see elu oleks nagu ilma kõik, kui ei oleks kõiki neid probleeme? Millegist muust ei mõtle. Reaalselt sama. no tere, tore. jõudsid ka koju? toit on juba valmis. Kuule, ma käisin juba sõpradega, käisime Hessis peale kooli. Et ma olen söönud. Pärast millist kooli? E-koolis on sul igal juhul puudumine sees. ei no, ma tulin viimasest tunnist ära, jah. Mis mõttest viimasest? Sa oled terve päeva puudunud, need on sus uued sõbrad, on ju, jah? Mis asja? Ma tulin ise ära, ma ise otsustasin ära tulla, ma ei viitsinud. Tead, ära valeta mulle praegu. Raudselt, need on need uued sõbrad sul. Mis siis nagu edasi saab? Kõigepealt on koolist puudumine. Ja nii ta tuleb järjest, on ju. Alkohol, kanep, narkootikumid, kuhu sa niimoodi... Kuule, rahune maha, palun, ma lihtsalt puudusin ühe korra nagu... Rahune maha. Mis sust saab niimoodi? Mis minust saab niimoodi? Tead, istu, jutu lõpp, hakkad sööma. Psühholoog helistas muideks. Ta arvab, et praegusel hetkel oleks haiglaravi kõige parem lahendus sinu jaoks. Ema, me oleme rääkinud sellest. Mis mõttes rääkinud, kas üks kord võiks olla see, et sa nagu ei vaidle mulle vastu? See on oluline sul endal, et sa terveks saad. Kas ise ei taha terveks saada või? Aga ütle mulle siis, miks sina haiglaravi ei läinud? Sa vajasid ka ju seda. Oleksime siis koos haiged või midagi. Ma lihtsalt ei saa sinust aru, nagu meil läheks toidule vähem raha, asjad oleksid nii palju paremini, ausalt. Hendrik.
ma olen teile kõigile juba korduvalt öelnud, et ma ei lähe sinna haiglasse. Millest siis selline soengu muutus? Igavakas. Meeldib. Eneli, päriselt. Mul ei vaja välja elada ennast. Mõnel päeval on pea täiesti tühi. Teisel päeval on täiesti täis. Ma olen täiesti mõttetu inimene. Ma ei tea üldse, miks sa minuga enam suhtled. Anna andeks, ma ei taha sind enda asjadega tüüdata. Olen ma öelnud sulle, sa tüütad mind või? Ei, aga sa pead enda asjadega tegelema, mitte minu sabas jooksma. Kuhu sa lähed? Ära mine. Kuhu sa lähed? See pole üldse sinu asi, kuhu ma lähen. Ja pealegi, ma olen väsinud sinu pärast muretsemisest. Oled sa emale rääkinud, et sul uus episood on? Ma arvan, et sa peaksid koju minema ja emale rääkima. Sorry. Anna andeks, sa. Seda, ma ei mõtle seda päriselt. Ma olen praegu lihtsalt trepil, kust saab ainult alla minna ja ma ei suuda seisma jääda. See on okei. Päriselt. Jah? Minu süü. See oli minu süü. Ma karjusin ta peale ilma põhjuseta. Ei, see ei ole sinu süü. Ta ütles, et tal on okei, see on minu süü. Sa ei saa ennast süüdistada, see on kohutav, aga ta oli lihtsalt ise oma emotsioonidega pahutsis, sa ei saa iseennast ükses asjas süüdistada.
ema helistas. Andy. jah, Andy ema helistas. Mul on päriselt ka, mul on nii kahju. Tead, lihtsalt kui sul kunagi, no see, mida ma tahan öelda, et kui sa peaksid kunagi midagi sarnast tundma või mõtlema, siis luba, et sa tuled ja räägid sellest ennem mulle. Ma tean, et ma olen olnud nagu karm ja kuri, aga see on kõik sellest, et ma tegelikult armastan sind nii väga. Ja ma hoolin sust väga, sa oled mu ainus poeg. Ma ei oska seda kõige paremini võib-olla välja näidata alati, aga tea, et sa oled mulle väga oluline. Ema, see, mis Andyga juhtus, ei olnud tema süü. Ma ütlesin talle, et ta ei peaks ennast süüdi tundma selle pärast, mis Eneliga juhtus, aga ta süüdistas ise ennast ja see viiski ta üle ääre, ma lihtsalt tean seda. Mul on nii kahju. Päriselt. Ma tean, et sa püüdsid aidata ja rääkida, aga sa ei saa teise inimese pähe näha. Päriselt. Vahest sa võid rääkida segaduses inimesega, aga ta ei mõista alati seda. Ta teeb ikka nii, nagu tema peas on õige. Kuidas sul on? Pole kunagi parem olnudki. Ma lähen nädala lõpust haiglasse. No mul on hea meel sulle. Aga kus siis selline meelemuutus? No peale seda, kui mu ema leidis mind vetsupõrandalt, ta suhtub mu olukorda päris tõsiselt. No see on kurb ju, et alles peale katset hakatakse sind nagu tõsiselt võtma. Maailm on üsna ebaaus, kas sa ei arva? Mul on val tunne, et maailm on üks lõputu ring andmist. Kas ma annan rohkem, kui ma oleks ja tagasi saan vähem, kui sooviksin. Aga võib-olla see ongi hea. Mida vähem mul on, seda vähem mul on kaotada. Ja kui ma midagi tagasi saan, siis ma hindan seda rohkem kui enne. Ma armastasin Endit. Ja ma kaotasin Endi. Ma arvan, et loo lõpuks ma siiski armastan teda. Võimalik, et veelgi rohkem kui enne. Hendrik, võid sisse tulla. Kuidas sa ennast tunned? Kas see haiglakoht on veel vaba? Taevalautuses kuu juba paistab, metsarada kutsub mind. Seda kõike me veel ei
võime